Oleme seekord jõudnud siia põlislaante vahele kaunisse Sibulakolka külla, kus kuulu järgi on üsna vähe inimesi alles jäänud. Selles imekaunis tarekeses siin minu selja taga elab proua Meeta. Saatsime proua Meetale kirja, et tuleme talle külla. Koputame nüüd uksele, vaatame, kas Meeta proua ka kodus on. Võib-olla ei olegi. Uksega! Ikka on kodus. Oi, kas sina juba täna oled siin või? Mina arvasin, et see teine päev on, kui sa tuled. Ei, me ikka saatsime telegrammi ka ju, et kas jõudis ikka kohale? Jaa, aga minu vana inimesed pole nüüd päevad lähevad asjad kõik see aeg. Oleks ma teadnud see tulema, oleks ennast natuke ilusamast teinud. Tead, niimoodi. Jaa, palun, võta istet, palun. Jah. Nõnda. Istume siis ja Meeta proua räägib. No, mida see kaameramees siis nüüd siis teada tahab ka? See... No, eks rääkige, mis siis külas uudist on ka? Kui palju siin ka rahvast elab? Kuule, tead sa, see meie küla on päris pisikene, ega siin väga palju inimesi ei ela. Siin on mõned pered on, kõik lähevad ära linna nüüd tänapäeval. Mina vana inimene, kus mina kuskile, ei, see on juba, tead, raske minna ja kõik majapidamine ja ei. No siin ma siis niimoodi oma selle naabritega siin veel olen siin alles ja no niimoodi tasapisi see läheb see aeg mööda ja midagi nagu erilist ei juhtu. Niukest sellist, oota, see aken on kuidagi moodi. Oota, ma proovin selle kinni panna. Kuule, vaata nüüd. Vaata see naabri Silvi. See eit läheb nüüd jälle. Vaata tema. Ma kohe mitte ei salli seda eite. Kogu aeg tal on midagi ütelda. Tema tuli linnast siia maale elama, kas tead? Ja tema arvab, et tema on see kõik see parem. Kui ta siia maale tuli linnast, mõtle, kujutad ette, tema värvis oma maja. Plangud, aiaplangud, kõik see kollaseks. Mina mõtlesin, võtan kätte, värvisin aiaplangud punaseks. Ega ma ka loll ei ole. Ma olen tegelikult tark naine, aga ma ei näita välja. Jaa, aga vahest on tead, hakkab igav ka ja siis on ju päris tore ju nagu kohata ka tead mõnda inimest ja mis sa arvad, kui me lähme äkki välja ja siis võtame siis selle naabri Silvi ka peale või? No, lähme, räägime siis naabri Silviga ka juttu. Lähme, jah. Tule! Vaata, et sa siin ukse piida peal ei komista. Mul siin natuke segamini ka, aga ära seda filmi peale jätta. Eks ole. Oi, näe. Vaata, seal ta ongi. No tere, naabrinaine. Oi, Meeta jumalaime. Ma pole näinud sind. Jah. Näe. Ma näen, et sa tuled kohe kahekesi. Oot mingi kinomehe kaasa võtnud. Jah, mul on täna kaameramees kaasas. Kuule, ta tuleb meite külast filmi tegema ja meite inimestes ka. Tead sa, Silvi, mul on niuke tunne, me saame kuulsaks. Meie pääseme võib-olla hulluvoodi. Mis asja sa ütlesid? Me sinuga pääsime hulluvoodi. Kuule, Meeta, sa oled täitsa hulluks läinud. Hollywoodi! Hollywoodi! Sa ei kuule ka ühtigi. No mis tähtsus seal on? Üks voodi kõik ja.
ja sina siin ja istun siin ja mõtlen, et kui tore ikka, et need meie mehed selle pingi valmis tegid ja siia panid, et nii kena istuda ikka ja jalgu puhata siin sinuga koos ja see on tore küll ja vaata, missuguse ilusa koha nad veel välja valisid, see kase alla ja. No eks ta ole ja. Kuule, sina oled ka kuidagi nagu teistsugune, nagu. Aga mis sa lorad nüüd? Nagu ilusam, kuidagi nagu noorem või. No, kuule, seda, mis on looduse poolt antud, ei saa ju varjata ikka. No ja, eks ta niimoodi ole. No näe, vaata, mina ka tõmbasin oma kulmutsüvega näkku kinni. Vaata, kuidas see kõlbab ka või? Mis sa tegid? No söega tegin, kulmud näkku kinni ju. Sa jummel. Kena värk, eks ju, no? Ei, no on ilus ikka ja ikka on ilus ja. Arvad, et kõlbab? No, miks ta ei kõlba, siis ikka kõlbab ja. Aga kuidas sul siis muidu eluke veereb ka? No tead, mis selle vanainimese elu ikka tead. Hommiku tõuse küll vara üles, aga päev läheb nii ruttu mööda ja õhtu jälle käes, siis viskan jälle kondid voodi peale ja ise heidan kõhuli otsa ja no tead sa see vanainimese asi niisugune. No nii need päevad meil lähevad, kus nad pääsevad ja. Aga kuidas sul see tervis on? Kelle kapis on konn? Meeta, sa ei kuule ka ühtegi. Ma küsin, et kuidas sul see tervis on? Tervis, jah. No see on nagu, tead, vana inimesel ikka, kui kusagilt ei valuta, siis on ju heasti. Ja aga mis su oma tervis, kuidas sinu tervisega ka on nüüd see aja? Ma käisin eile tohtri juures. No mis ta vaatas läbi ja ütles, et mul tervis nagu 50-aastasel. Kuule, mulle ta ütles samamoodi siis, kui ma olin 30 aastane. Mis sa lorad nüüd? No ei, no. Mis sa lorad? Mis see nüüd on? No nii see oligi. Aga muidu on sul kõik hästi või? No kuule, see on tead niimoodi. Tead, see on ainult, see lehm on hakanud mul vähem piima andma nüüd. Nüüd räägib oma lehmast. Jah, no see on ju nii. Mis sa peatast, kui ta vähe piima annab? No, aga ka vana juba. Ja kuule, kas tead? No uuesti osta piima. Kas sa tead? Rebane viis kana minema. Viis minema? Jah. Kus ta viis siis? No, seda minagi. Vana kana oli küll, aga hea suppi oleks saanud. Ja, aga kuule, mis sa teed siis nüüd? Kus sa saad selle kana uue? Mina ei tea. Kuule, aga mis sa ikka räägi, kuidas sul oma tervis on? Ei no, mis minul nüüd, no mis see mulle, ma üksik naisterahvas lapsi loomi pole. Päevad veerevad, loen juttusid ja laulan ja teen käsitööd ja. Just, no, aga mis sul siis viga, kui muresid pole ega midagi ja sul on küll vedanud. Oota, mis sa nüüd räägid? On sul mõni mure või? Tead, Meeta, ma kohe ei tea, mis sa hakkad nüüd? Tead, kuule, minu Karl on hakanud tempusi tegema. Karl on hakanud tempusi tegema? No, mis ta teeb siis? No, seda minagi. Ise juba vana pool pime, aga näed, kui välja läheb, enam tagasi ei tule. Ei tule tagasi? Ja õhtuilja käes, kui alles tagasi tuleb. Tuleb siis õhtu tagasi? No aga võib-olla võtab pikemad jalutuskäigud. Ei tea, sihuke vana näss juba. Mõnikord tead, kui õhtu hiljaks jääb, tuleb hommiku varem. Ise nii rõõmus. Kuule, mina kohe ei tea, mida mõtelda. Tuleb ja on rõõmus, jah? No, just jah. Aga teate, nüüd ma arvan, nüüd ma pean sulle midagi vist rääkima. No, mis juhtunud? Ma pean enne rääkima, kui sa küla pealt kuuled. No, mis nüüd? Ma pean rääkima sulle, kas tead, Meeta? No, räägi. No, eks ta minu juures käib. Mis? Kus sa oled? Minu Karl käib sinu juures. No tuleb nii välja, jah. Vahi, mihuke sa välja näed. No mis see on siis nüüd?
varesed ka kukuvad kuuse otsast alla, kui sind näevad. Mis varesed? Minu Karl käib sinu juures. No käib jah. Millal see käimine pihta? Mis ta sinu juures käib? Kas sul on kullast taldrikud või? No, mis ta sinu juures paremat on? No, eks ma siis teen talle võib-olla Hellemini pai või midagi või talvel juba hakkas käima. Mina juba talvel? Jah. Taevasaeg? Jah. Kuidas see siis juhtus juba talvel? No, oli üks külm õhtu, tegin ukse lahti ja seal ta seisis, lasin sisse. Heldene aeg? Jah. Minu Karl käib sinu juures? Jah. Igavene vastik vanamoor. Kas sa saad? Kas sa saad? Mis sul hakkas? Vaata! Mis sa nead niimoodi? Minu Karl! Tead, nüüd ma lähen koju ja löön korra majja. Sihuke vanaid. No kui sa, Meeta, kui sa lähed, tule tagasi. Mine! Tule tagasi, kohe. Mine! Kohe tagasi, ma ütlen sulle. Ei tule. Tule tagasi. Miks sa siis lased oma koera niimoodi välja ja pane ta lühema rihma otsa. Tegi ise jalutuskäigud. Kus sa läksid, Meeta, tule tagasi. Meeta, tule tagasi. Meeta, kus sa läksid? Tule tagasi, kas sa ei saa naljast aru või? Kus sa läksid siis nüüd? Noh, kuramuse pink, ma ütlen. Lammuta või ära. Iga kord näeme riidu, kui me siin peal kokku saame. Ja tüli algas. Vaadake, kui põnevalt võib elu kulgeda siin Sibulakolka külas.